aga et tänaseks on siis see ühinemise teema nii kaugele jõudnud, et läbirääkimised on selles mõttes lõppenud, et sisuline töö on lepinguteksti jaoks on tehtud. Ja see leping on siis, volikogud on sellega heaks kiitnud ja praegu siis käib see lepingu, on avalikustamise aeg ja selle avalikustamise ajal on siis meie kohustus ka seda lepingut tutvustada, selgitada ja samamoodi on veel nüüd selle maikuu jooksul õigus teha ettepanekuid, kui neid on selle lepingu teksti osas. Et ajakava iseenesest näeb ette nii, et kui juuni alguses toimuval ühendvolikogul või ühisvolikogul, kuidas seda, et 3 volikogu peavad istungit ühel ajal, ühes ruumis. Kui sellel istungil otsustatakse leping kinnitada, siis on otsustatud ka ühinemine. Muidugi enne seda toimub veel rahvahääletus 25. mail, kus siis iga inimene saab öelda või avaldada enda meelsust, kas siis ühinemise poolt või vastu. Et siis sellisel juhul, kui volikogud on otsuse teinud ühineda, siis see tähendab seda, et on üsna pikk periood, kus justkui nagu avalikkuse poolt vaadates ilmselt mitte midagi ei juhtu, sest siis tuleb esitada kõik need ühinemisdokumendid maavanemale ja ka Siseministeeriumisse. Ja seal on nüüd need vahepealsed protseduurid võtavad üsna mitu kuud aega ja kui ka ministeeriumi poolt tuleb nagu nõusolek, et kõik on õigesti korraldatud ja volikogu otsus on õiguspärane, siis see tähendab seda, et maavanem kuulutab välja erakorralised valimised ja sellisel juhul tähendaks see seda, et 2015. aastast on 3 valla asemel 1 vald. Valla nimi ei ole tänaseks veel otsustatud. Et on jäänud kõlama 3 võimalikku nime, need on siis Saaremaa vald, Läänesaare vald ja Südasaare vald. Ütleks nii, et tegelikult vist kõige rohkem ongi hetkel kaalumisel kas Saaremaa või Südasaare. Et Läänesaare on nagu jäänud vähemusse pigem. Aga kuivõrd on see nüüd kohe tulemas nüüd, et kõik lähevad ühte? Pole ju üldse kindel? Ei ole, ma ei usu seda. Üks asi on see, et see on väga hea, et selle asjaga on uuesti tegelema hakatud. Ma ütlen, aasta aega tagasi räägiti täpselt seda sama juttu. Teeme ühe Saaremaa. Mina asusin Kärla vallavanemana ametisse 5. aprillil eelmisel aastal. Üks esimesi asju, kuhu ma sisse sattusin, olid suured arutelud ühise Saaremaa moodustamisest. Ma jõudsin käia päris mitmel koosolekul, kus justkui kogu aeg aeti seda asja ja augustikuus, kui oleks pidanud tegema väga konkreetseid otsuseid, siis öeldi, ei tea, kas ikka äkki praegu veel ei tee, et vaatame kevadel uuesti. Ja muuseas sellel augustikuisel koosolekul maavalitsuses lepiti kokku tegelikult ka selline asi, kuna tookord räägiti sellest palju, et tähendab väga mitmed vallajuhid ütlesid seda, et nendel justkui ei ole õigust sellist asja üldse arutada, sellepärast et rahvas ei ole nendele seda õigust nagu andnud. Et kõigepealt tuleks küsida rahva käest seda, teha küsitlus, kas me hakkame seda arutama, kui rahvas ütleb, et jah, me hakkame arutama, siis me hakkame arutama ja alles siis me küsime rahva käest, kas me ühineme. Et tegelikult sellel augustikuisel koosolekul jõuti sellise kokkuleppeni, et me küsime rahva käest, kas rahvas tahab, et me seda arutame või mitte. Just nimelt nüüd nende Europarlamendi valimiste ajal. Ja ma ei ole küll kuulnud, et nende valimiste ajal nüüd toimuks mingi küsitlus peale selle, mis puudutab seda konkreetset 3 valla ühinemist. Nii et tegelikult see asi on nagu ära soikunud ja aga selles mõttes on hea, et uus linnavõim on võtnud selle uuesti üles. Aga kuuldavasti nüüd maikuu volikogus linnavolikogu teeb ettepaneku kõikidele ülejäänud valdadele, ilmselt ka kaasa arvatud siis praegu nii Kaarma, Kärla kui Lümanda vallale. Enne sügist, ma arvan, ei saa saabuda ka seda selgust, kes hakkavad läbi rääkima.
läbi rääkima, mina arvan isiklikult, et igal juhul võiks hakata, aga kui seda hakkavad tegema ka 13 omavalitsust korraga, siis kindlasti on see pikk protsess, see võtab kindlasti kaua aega. Et ma olen seda enne ka öelnud, et miks nagu Kaarma, Kärla ja Lümanda valla läbirääkimised on läinud suhteliselt kiiresti ja valutult on sellepärast, et me ei pea nagu vaidlema või kaklema selle üle, et kuhu me midagi alles jätame ja kust me peame midagi kinni panema, sest me ei pea midagi kinni panema. Meil jäävad koolid alles, meil jäävad lasteaiad alles, meil jäävad rahvamajad alles, sotsiaaltöötajad jäävad koha peale, ka need mehed, kes eelkõige heakorra ja teede korrashoiu eest vastutavad, jäävad samamoodi koha peale. Et me oleme nagu saanud kokkulepped nagu suhteliselt, kergesti ei ole nagu hea võib-olla öelda, et me oleme ikkagi ju arutanud ka päris palju ja igaüks on oma nagu tugevuste eest päris kõvasti seisnud. Aga me oleme jõudnud alati kokkuleppele, et ei ole nagu sellist, ei ole jäänud sellist asja õhku, et vaatame või et see meile päris ei sobi, et me oleme ikkagi kõikides asjades kokkuleppele saanud. Me oleme kõik öelnud seda, et me oleme valmis, et me loomulikult kandideerime, sest me leiame, et see on, nii on õige, nii on aus, et kui me oleme sellise ühinemisprotsessi läbi viinud ja tuleb hakata seda uut valda nii-öelda käivitama, kõik asjad korda panema, siis oleks minu hinnangul vähemalt vastutustundetunuga siis jätta see hoopis kellegi teise hooleks. Et selles mõttes kindlasti kõik 6 läbirääkimiste juhti, et on siis vallavanemad ja volikogude esimehed on seda öelnud, et kui tulevad aasta lõpus valimised, siis kõik kandideerivad ja kõik on valmis siis ka pärast vastutust võtma. Suurel piirkonnal on oluline eelis ja täpselt sama asi, võite suurte valimiste pinnalt ka vaadata, et näiteks mis Tallinna ja Harjumaa hääled näiteks Riigikogu valimistel, kui palju nad rohkem mõjutavad kui kaugemate nurkade hääled. Et see ongi see ütleme niimoodi, et on see lause, et see ringkond tagab nii-öelda esindatuse, aga automaatselt ta tähendab ka vähemust. Iga piirkond on kohe, sa oledki üksi seal või kahekesi ja siis on veel see ka, et tavaliselt koha peal Kärlal ei ole, kui Lümandust tuleb jälle paremini esile, et oli nagu 2 vastandlikku nimekirja, siis kas need 2 inimest näiteks, kes sealt nimekirja tipus sisse on, kas nad omavahel koostööd suudavad siis pärast teha või ei suuda. Et see on ka jälle küsimus püsti, et kumb oleks siis parem variant, kas see, kui oled nii-öelda suure nimekirjaga, ülevallalise nimekirjaga oled nii-öelda sees ja sinu mõtteid toetab valla teisest nurgast ka inimesi või sa oled nagu oma piirkonnast, aga oled üksinda. Et see on nüüd oli see nüüd vastus sellele küsimusele, et miks nagu lepingusse ikkagi jäi sisse siis, et see üks ringkond on. Ja kogemused näitavad ka seda, et tegelikus elus ongi ka nii, et need, kes on ühinenud, et ütleme, kui on nagu olukord, et näiteks linn ja maa, seal omavahel ühinenud näiteks 3 valda, 2 valda ja linn, siis tegelik elu ongi jooksnud niipidi, et maarahva esindatus on olnud tunduvalt suurem, ütleme väiksemate kohtade esindatus on suurem kui siis selle ühe suure keskuse oma. Võib-olla nii palju lisaksime veel, et ütleme, see on selline tehniline pool, et kuidas need hääled lähevad, aga põhimõtteliselt need ühinemisläbirääkimised pihta hakkad, siis üks esimene asi, mida ära otsustati, oli see, et toimub valdade ühinemine ja tekib uus vald. See on selline oluline nagu selline otsus oli, et uus vald tekib ja siis ongi uus vald ja on uus volikogu ja algusest peale peab see olema siis nii-öelda ühtne ja terviklik, et mitte jääpaks pärast selline piirkondade vaheline vägikaik, kes siis peale jääb ja et see nii-öelda on siuke läbiv põhimõte ja seda toetab samamoodi see üks ringkond. Õigusaktidest, need on siis kõik need määrused ja korrad, ütleme, mis võib-olla inimesi nagu kõige rohkem puudutavad, on igasugused erinevad toetused siin, preemiad, asjad. Me oleme siin lepingus fikseerinud ka näiteks konkursi, üks oli Kaunis kodu ja
ja miski oli veel, et ühesõnaga sellised erinevad määrused, avaliku korra eeskiri ja et need kehtivad nii kaua sellel territooriumil, siis noh, ütleme endise valla territooriumil, kuni on vastu võetud uus